Väike update siis meie tänasest renoveerimisest Sakus, et oleme jõudnud siia kuskil väga vara hommikul, et mõtlesime, et varem alustame, varem lõpetame, aga ei tulnud välja, et seal on siis naabrid, kelle juures me tegime eelmine nädal ja siis laia nähti, et tahetakse ka midagi sellist. Ja selline see korsten on, et tegelikult kuskil 1,5 tundi, võib-olla isegi rohkem läks meil selle jaoks, et kõik sleped kinni katta, või tegelikult siin oli ainult üks, aga ta oli nii nõmeda nurga all, et see 3 meetrit pikk ja et siin oli vaja kuidagi, millega me lüksime, mis toru see oli? Põrandaküttetoruga lüksime õhupalli sinna sisse ja kui see sai tehtud, siis tegelikult siin on ilusti näha, et praegu peaks olema vist 3 kotti ja 3 kotitäit puhast pigi, et seda võib isegi asfaldiks, siin on juba midagi muud ka sees, puhas pigi, et siin on võib-olla isegi ilusam eksemplar olemas, täiesti süsimust ja siuke ta näeb välja, et siin ma olen juba põletanud teda natukene vaadanud, kui hästi sütib, et päris hea oli, et ja ta oli umbes siuke, ütleme meeter kindlasti oli täiesti umbes, ehk siis lõõr oli, sealt ei olnudki mitte midagi teha. Ja nüüd saime kõik ilusti puhtaks ära. Nüüd Janno viskab sinna segu peale, tõstame üles, et saame kohe ülevalt ka mingid kaadrid äkki. Ja siis paneme lõpptulemusega teile silma ette. Millised seal on midagi näha vist. Et põhimõtteliselt see on väga hea segu tehtud vist, või kuidas sa hindad 10 palli skaalal? 11 10-st või? Väga hea, et seal sai tehtud, et ja nüüd midagi on vist tõuseb see niimoodi üles ära ja seal on siis naabrite korsten, nagu räägitud sai. Ja väga mingit probleemi ei ole, kuidas selle slepega lood on? Praegu ülest püsib, ma jõuan. Kohe jõuad, jah? Okei, väga hea. Ja nagu näha, siis ilm kütab. Ja siin on tegelikult üks potentsiaalne korsten veel, kuhu võiks tegelikult minna. Aga sellest juba järgmises saates. Siis töö on tehtud saanud ja oleme asjad ilusti ära pakkinud või tähendab ära koristanud. Praegu Janno pakib neid, et naabritel on ka väga hea olla, et sees sai ilusti kõik ära pintseldatud lõõr või vähemalt seal puhastusluugi juurest. Üleval on ka kõik väga ilus, et vaatame, kuidas välja näeb. Ma ei tea, kas siin valgust on piisavalt, aga täitsa okei näeb välja, et siia läheb uus korstna müts ka, et see on praegu Viljandis valmis saanud, aga me ei ole vahepeal Viljandisse jõudnud ja keegi ei saanud meile ära tuua seda. Seega järgmine kord, kui tuleme Sakusse või Tallinna poole, siis astume läbi ja teeme selle ilusti ära. Ja mis seal ikka, siin on paar korstent veel, mida me varsti ilmselt tuleme tegema, nii et sellise ilmaga väljas olla on ikka puhas rõõm.